Hei, Siim siin, täna ma räägin sulle uut viisi korrutamiseks. Eks seda korrutamine on siis selline viis, kus on võrgustik korrutamine. Ja võrgustik korrutamisel on siis kasulik, seda on kasulik kasutada siis, kui sul on vähemalt kahekordkohalised arvud, mida sa omavahel korrutada. Ehk siis näiteks 14 korda 52 näiteks. Millega siis see nüüd võrdub. Ja sinul on nüüd õnnistus seda kasutada kooli ajal, sellepärast et mul üks sõber katsetas seda ja katsetas vana meetodit, võttis aega ja sai siis oma katsetuse tulemuseks seda, et selle meetodiga tegi ta vähem vigasid ja tal läks vähem aega. Et siis et ma loodan, et sul on põhjust mind ära kuulata ja õppida seda. Ehk siis, kuna see on võrgustik korrutamine, siis tuleb teha üks võrgustik siia kõigepealt. Nii, ma siis kiiresti visandan siia võrgustikku. Nii, ja võrgustikul tuleb ka diagonaalid panna. Ehk siis mitte kõik diagonaalid, vaid ühtepidi diagonaalid. Ja selle poolsuse ma kohe näitan ära, miks ma need niipidi tõmban. Nii. Siis tuleb võtta tagasi need arvud. Need arvud on kuidagi siia tabelisse vaja nüüd panna. Nii, ja nimelt tabelisse paneme need arvud tulpadesse ja ridadesse. Ehk siis meil üks tulp on siin. Paneme sellele 14, tähendab ühele 4 ja teisele tulbale siin paneme tähendab 1 ja 4 siis kokku on siis 14, ehk siis siin on 10 põhimõtteliselt ja siin on siis 4 põhimõtteliselt. Nii. Võtame siis teise arvu, on 52, 52 paneme siis ridadesse. Paneme siis seal 52. Nii. Nüüd on meil tabel valmis, numbrid kirjutatud ja muud ei jää üle kui korrutada. Nüüd ma näitan sulle, kuidas see korrutamine siin sees käib. Nii, võtame mingi arvu, võtame näiteks 4. See ei ole isegi oluline, kus kohast ma pihta hakkan, ma just alustan näiteks 4-st. Nii, võtame 4 ja üritame 4 korrutada 5-ga. Mis selle tulemus on? Selle tulemus on 20, aga siin on nüüd mingi ruut on pooleks jagatud, et kuhu ma mida nüüd kirjutan. Et meil on teada küll, et 4 korda 5 on 20, aga kus ma selle 20 kirjutan? Siia või siia või üldse midagi kolmandat. Nii. Ja sisuliselt, mis lõpuks toimub, on see, kes sa kirjutad 10-lised sa kirjutad siia, ehk siis 20 on 20-list ja 0-1-list kirjutad siia tulemusena. Ehk siis siit võib võtta nüüd siis üldistuse, et kõikide nende ruutude või selle tabeli ruutude ülemised pooled on 10-liste jaoks, ehk siis see ja nüüd see, kuhu me juba kirjutasime, siia peame panema ainult 10-lisi. Nagu nende arvude korrutamise tulemusel 10-lisi. Ja see teine on, kus ma nüüd ei ole seda kollast ümber tõmmanud, et neid on ka 4 tükki täpselt, et seal on 1-liste koht. Vot, ma kirjutan siia juurde ka. Siin 10-lised. 10-lised. Nii. Aga kui nüüd see on meil selge, nüüd võtame kohe järgmise, võtame näiteks 1-ga 1 korda 2 on 2. See on siis 2 1-list ja 0 10-list. Nii, võtame 1 korda 5 näiteks. 1 korda 5 on 5, see on 5 1-list ja 0 10-list. Ja meil viimane on 4 korda 2, see on 8. Nii, see on 8 1-list ja 0 10-list. Nii, ja nüüd meil kõik asjad on, kõik kohad on mingid numbreid täis ja sigri-migri ja kuidas me nüüd, kas on nüüd vastus või? Mina mäletan, et vastused olid niimoodi, et me kirjutasime üksteise järgi numbrid, aga siin on mingi üksteise all, üksteise peal, üksteise kõrval. Ma lahendan selle segaduse peas ära. Nii, ehk siis nüüd on meil, nüüd tuleb järgida järgmisena diagonaale. Ja siin on üks diagonaal ja ühe diagonaali siis olevad numbrid. Teine diagonaal, see on kolmas diagonaal küll päris väike ja siin üleval on üks diagonaal. Ehk siis me otsime iga diagonaali olevas arvude või numbrite summat. Ehk siis näiteks siin selle diagonaali summa on 0, siin ei ole mitte midagi. Kui ma vaatan selle teise väikse diagonaali arvude summa, ainult üks arv on, siis see on siin sama, selle summa on siis see sama arv. Nii, aga kui võtame neid suuremaid diagonaale, siin on meil 2, 0 ja 0. Ja siia tuleb 2 lihtsalt, see summa on 2. Ja viimane, see on 0, 5 ja 2, selle summa on 7. Ei olnud liiga keeruline kõiki neid kokku arvutada peast. Ma loodan, et ei olnud. Minu jaoks vähemalt ei olnud. Aga nüüd see ka veel vastus ei ole. Ma tegelikult arvan, et sa omavahel arvasid ära, et me peaks vastuse niimoodi leidma. Siit
sealt ülevalt hakkama tulema ja kirjutama alla, eks me kirjutame kõik numbrid järjest 0, 7, 2, 8. Aga kuna seda nulli põhimõtteliselt vaja kirjutada ei ole, ma just võin selle ära kustutada, kuna see ei anna numbrile midagi juurde, arvule midagi juurde. Ehk siis me saime siukse vastuse sellele korrutamise 14 korda 52, ehk siis 728. Kontrollime ka kalkulaatori peal, vaatame, kas siin on mingi vana asi sees. Nii, kas see on sama kalkulaatori peal? Palju meil oli? 14 korda 52. 728. Juhuu! Väga hea. Saime sama tulemuse. Ühesõnaga, see korrutamise viis andis meile sama tulemuse. Me võime seda nüüd kontrollida, me järgmises videos teen nüüd, kus on rohkem harjutusi, aga põhimõtteliselt me näitasime, et kalkulaatoriga sama tulemuse saime siis, kui me kirjutasime need tabelisse, tegime tabelile diagonaalid, kirjutasime ja siis korrutasime neid tabeli numbrid panime ridadesse ja veergudesse, mis meil oli, ja siis omavahel korrutasime ridades veergud neid ristumiskohas neid tulevates suutlusesse, kirjutasime korrutuse tulemused ja siis liitsime kokku diagonaalid ja me saime teada, mis on siis lõpuks vastus. Ma loodan, et sulle meeldis see, ma loodan, et meil oli lahe, sa võid proovida mingite teiste arvudega, vaatad, kas sa saad hakkama ja siis järgmises videos me teeme palju rohkem harjutusi. Ole tubli!